mis see küsimus on? Küsimus on see, et mul on pärast tema kõnet kõnelda pildi. Kes need inimesed on?
tunnustame Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Jakob Westmani Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalse Üraklusega, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 85. aastapäevale. Sõna on Eesti Vabariigi presidendil härra Arnold Rüütel. Austatud koolijuhid, õpetajad ja töölislased, armsad õpilased siin ja üle koolis. Õnnitlen teid kõiki läheneva Eesti Vabariigi 85. aastapäeval. Täna ja just siin on kohane küsida, mis on toonud meile oma riikluse, mis aitab seda taastada ning millisena tahaksime näha oma riiki tulevikus. Kõigist teguritest, mis meie iseseisvuspüüdlusi on mõjutanud, tõuseb esile sügav kultuuritarve. Võiksin öelda, et esimesed kivid Eesti oma riiklusse laoti juba neil aegadel, mil meie esivanemad saatsid oma lapsi vaesuse ja valitsejate kiuste küla ja linnakooli haridust nõudma. See pöörgimus tiknes rahvusliku ärkusaja suurte juhtide Johan Oliver Jansseni, Karl Robert Jakobsoni ja Jakob Purda kõnedes ja kehudes. Me teame ajaloost, et Eesti Aleksandri kooli liitumine kujutas endast mitte ainult ühe unistuse emakeelse kooli teostamist, vaid see oli ka tulevase Eesti ühiskonna ja riigi heaolu. Üks esimesi samme pärast Eesti Vabariigi loomist oli rahvusliku Tartu Ülikooli rajamine. 1920. ja 30. aastatel loodud eestikeelne ja eestimeelne koolivõrk tagas meile niisuguse vaimse ja sümboolse kapitali, mis võimaldas eestlastel üle elada teise maailmasõja järgsete kümnendite rängad katsumused. Tallinna Reaalkool on meie rahva kultuuritahte ja hariduspüüu üks legend. Aga peaaegu igas Eesti linnas kuulub üks või mitu kooli selle linna identiteedi juurde. Reaalkooli ees asub mälestussammas vabadussõjas langenud kooliõpilastele ja õpetajatele. See on marmorisse raiutud tänu kummargus neile, kes tõusid kaitsma oma vastsündinud vabariiki. Aga seda tuleb võtta ka kui humanismi kaitsmise sümboli, sest oma riigi kaitsmise kõrval väljendub selles valmisolek seista õiguse eest, saada haridust ja olla tark. Nii nagu kultuuritahe andnud Eesti riiki minevikus, nii on see ka meie tuleviku valmis. Iga õpilase hariduspüüu ja iga õpetaja ennast saadava pühendumise kaudu laotakse Eesti tuleviku üürikive. Seepärast peab olema meie kõigi esmaseks pooleks hariduse laialdane kättesaadavus ja selle vastavus tuleviku väljakutsetele. Eesti suveräänsus püsib mitte ainult meie poliitilisel, vaid ka vaimsel võimekusel. Kuulus eesti keeleõpetaja Koolis Jens Peterson Säärkala tundis 1920. aastatel muret selle pärast, et kõrged ideaalid, mille nimel Eesti Vabariik loodi, kiputakse taandama iga üksikisiku oma kasuks. Tal oli isegi selle kujutamiseks võrdlus Eesti kui mudila. Nüüdki peame tunnistama, et meie riiki kimbutab aeg-ajalt sama olukord. Aateid kiputakse muutma tehinguteks
on jätkusuutlikkuse energiat ja tahet püsida kindlalt keset globaliseeruva maailma võimalusi, aga ka riske. Osake seda vastutust tunnetada ja kanda. Hoidke uhket kõrgel Eesti sinust valget. Tänan. Tallinna kooli õpilased vabadussõjas. Kõneleb Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Siim Tammesalu. Austatud president, kallid külalised. Eesti rahvusriigi tekkes oli suur teene kooliõpilast. Mõeldes nende panusele oma liikluse saavutamisele, meenub ilmselt paljudele Albert Kivikase romaan Nimed Marmorkaptel, mis räägib noorte osalusest vabadussõjas ning on just hiljuti saanud kõrgelt hinnatava ning laialdast publiku huvi kogunud ekraniseerida. Riigivanem Jaan Teemant on öelnud, et poliitilise vabaduseta ei saa ükski rahvas väärikalt areneda, et vabadus on kergem kaitsta, kui seda kätte võita. Eesti tuli oma vabaduse eest võitlusse asuda ning just noored olid isamaa kaitsmiseks ohvrimeelselt valmis välja astuma ning kaotusi kandma. Noorte ja aktiivsete õpilaste entusiasm ja edu sõjatasemel mobiliseeris ka vanemaid, kellele algselt oli tundunud, et suurele ja vägevale vaenlasele vastu hakkamine on ainult enestav. Kooliõpilaste osa esiseisvuse saavutamisel on rõhutanud ka sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidonen. Tema arvates tõid just koolipoisid meile usu, et võidame, ja see on suurim and, mis nad on andnud vabariigile ta sünnajal. Esialgselt Punaarmee kakluses sõjategevusest kõrvale hoidunud astusid peagi väeteenistusse, et võidelda kõrvuti õpilastega. Kaevikutes raske kuulipildajate taga oli nii noorukeid kui lausa elatanud. Ühise riigi nimel võitlesid eri põlvkonnad. Vabadussõjas võitlesid vastsed sõduriteks koolitatud noored, vastutusrikastel rindelõikudel ja vabadussõjaaegse Eesti sõjaväe kõige hirmu äratoomatel sõjamasinadel soomusroomidel, kus võeti kindlameelseid ja haritud mehi. Just need tundsülitavad vagunid kujunesid otsustavaks teguriks meie riigi sündis. Riigikaitsele läinud õpilaste keskmine vanus oli 17 aastat. Vanemaiks olid 20-aastased noormehed, kuid õigus ka julgid 15-aastased. Noorest võitleja linnega koolipoisist vormiti sõdur paari nädalal. Edasi läksid õppusõdurid õpilaste pataljoni, soomusrongidele, mereväepataljoni ja dessanti ning kuulipildujäroogu, Kaitseliitu, Kalevasse, Malemasse või isegi otse rindele. Koolides sõdurikohustusi täitma läinud õpilaste arv oli erinevates õppeasutustes erinev, kuid päris puutumata ei jäänud ükski suurem kool. Tallinnas osales võitluses poisse Põhja-Eesti Keskpõllude koolist, poeglaste reaalgümnaasiumist, teisest reaalkoolist, poeglaste kaubanduskoolist, Jakob Pestori gümnaasiumist, linnakoolist, Õhtu keskkoolist ning linnapoeglaste gümnaasiumist. Õppetöö peatati pea kõikides koolides ning kohati kasutati kooliruume ka toetuspunktidena. Linna
vapra lapssõduri elu. Avatud etnike allveis aga lasti punavõrdi poolt maha peale järgmise valutamise. Harald Reigeri isa lasi hilisemalt oma poja surnukeha ümber mõelda Kaarli surnuaiale, mis tänasel päeval kannab siselinna kalmistamine. 1999. aastal pandi Harald Reigeri hauale mälestuskivi ning sellest ajast alates on loodud Tallinna Reaalkooli ja tema vilistuskogu hooldus. Teine suurem land, kus Eesti noored sõdurid kaotusi kandsid, toimus Stakelini jaama valvelähisel. Ühena 19 kangelasena Isamaad kaitstes Soomsoomul 3 uuringut Richard Tende, kes oli eelnevalt autosustatud teise liigi 3. järgi vabadusest. Samas paigas langes 11. märtsil ka teine vestlane Johannes Kokka, kes oli välja võistletud kui kõige esimene noormees, kes andis end üles vabatahtlikult rendele minema ning oli sellega eeskujuks teistele õppudele. Ka Gustav Adolfi gümnaasiumi 25 soomusoomide teeninud noorukest hukkus üks just Stakelini ajal. Raul Välismaa sai raskelt haavata 5. märtsi tulevahetuses ning suri saadud vigastustesse 21. juulil 1919. Kaotusi kandsid vabadussõjas ka õpetajate jõud. Langes võimumisõpetaja Anton Õnnapuu, kelle õhutusel astusid mitmed kooliõpilased Kaitseliidu ridadesse ja hiljem ka kooliõpiliste väeüksust. Kokku langes vabadussõjas 5 õpetajat: Eli Jõele, Gustav Jürgenson, Teofil Lukk, Johannes Mirka ja Elvo nimetatud Anton Õnnapuu. Õpilastest said surmavad haavaga ja jäi teadlike radunuks 20 aastas. Linna poekaste gümnaasiumist Gunnar Roosius, Raul Välismaa, Hugo Läänemets, Hans Püss, Nikolai Lenov, Heinrich Hellmann ja Artur Viik. Linna esimesest reaalkoolist Gunnar Topka, Eugene Seeber, Artur Sisas ja Harald Reiger. Põllutöö keskkoolist Johannes Koger, Oskar Tammjärv ja Kristjan Treiber. Jakob Estori gümnaasiumist Richard Ende ja Johannes Kokla. Linna teisest reaalkoolist Evald Friedrichson ja Johannes Tõnisson. Linna õppekeskkoolist Otto Strein ja Karl Lõpp. Poekaste kaubanduskoolist Valter Traus, linnakoolist Valter Reisel. Nendele vapratele võitlejatele on kinnitatud koolides Eesti teise iseseisvuse ajal taastatud mälestustaktika, mis vahepealsel nõukogude ajal oli teemad. Kõige olulisemaks mälestusmärgiks võib aga põhjendatult pidada Tallinna Reaalkooli õueturistlike taustamist. See lihtne ning ometigi üle mälestusmärk koos Pidikuse Haljasaaraga on aastatega omandanud erilise väärtuse ning aura.
See on tunne, mis tekitab minus uhkust maa ja rahvale. Kui keegi räägib Eesti kohta midagi head, tunnen uhkust. Kui keegi räägib midagi halba, hakkab kogu minu sisemus vastu. Kahjuks ei ole paljudel isamaalisuse tunne eriti sügav. Eestlane olla ei ole häbiasi. Ma teeks vist ükskõik mida selle väikese ja karmi maa eest. Iseseisvuspäeval on kõige toredam, et ei pea kooli minema. Sellel kiirel ajal tuleb üks vabada vaataja. Arvan, et Eesti Vabariik võiks ette tuua hümni võtta. Ernesaksa kui Isamaa on minu oma. Ernesaksa on eestlastele palju südamelähedasem kui võõrapärase nimega Paetsius, kellest enamik eestlasi midagi ei tea. Mingi aeg tagasi tekkis ajakirjandus probleemi, et võiks Eesti lipu ära võtta. Eestlased on juba selline rahvas, kes tahavad kuhugi kuuluda ja kellegi moodi olla. Näiteks Soome, Rootsi ja Norra eeskuju ristilipu maa. Ainuks selline mõte on juba väga solvav. Riigilipp on riigi uhkus ja seda ei muudeta lihtsalt seetõttu, et kellelegi meeldida. Isamaalisus. Andke väljaõpe, relv, söök ja võimalus igal juhul kaitsmisel. Isamaalisus, see on julgus kõnelda igal ajal, igas olukorras eesti keelt. Teada Eesti Vabariigi riigipühade tähendusi. Mitte lähtuda niivõrd meie tegemiste omakasust, kui selle kasvust meile kõigile. Pidada eesti keel. Kui väike riik suudab muutuda iseseisvaks, teiste soovidest ja plaanidest sõltumatuks, siis on see kahtlemata suureoluline sündmus ja austuspäev. Seega tohib alahinnata iseseisvuspäeva tähtsust. Peame mõistma, et selle eest tuleb tänada nii endisaja inimesi kui ka iseennast. Ka meie oleme kõik kaasa aidanud iseseisvuse püsimisele. Kui keegi väidab, et teda ei huvita, kas Eesti on iseseisev või mitte, siis pole talle leidnud oma kogemus. Juba aidata. Paljud noored tahavad välismaale elama minna ja sugugi mitte kõik ei mõtle Eestisse tagasi tulemisest. Võib-olla mujaledes nad mugavam arvamust. Tänases maailmas on meile mitmed uksed valda ja ma ei leia, et neid kasutades on midagi muudki kodumaalt edasi. Ma ei ole küll elanud vabaduse ajal ega mäleta suurt äkkumisajast, kuid ma olen neist sündmustest kuulnud ja palju kuulnud. Ma ei arva, et me peaks olema tõelised patrioodid, käima ringi nimes minna ja kandma linnas hulkivõrgi, hümmisedes kogu aeg hümni. See kõik peaks rohkem olema sisemise ühtekuuluvustunne. Presidendi teadet. On see kerge või raske? Arvan, et Eesti. Kui ma väike olin ja kui siis keegi küsis, kes saab kõige rohkem palka, arvasin, et president. Kuid nii see ei ole. Vähemalt Eestis mitte. Presidendi tööks tehakse millegi muu kui raha pärast. Milline on meie iseseisvuspäev? Hommikul ärkan selle peale, et keegi ütleb kõva häälega. Tervist, härra president. Saan aru, et olen paraadi sisse vaadanud. Nüüd longin televiisori juurde. Seal on president sõdurite eest pikalt läbi ning tervitab kõiki, kuni häälega läheb. Kindlasti näidatakse televiisorist ka jumalateenistust. Õhtul toimub presidendi pani ülekanne ning kõik televiisoris istujad arvustavad külaliste ette. Muud erilist televiisorist ei ole. Iseseisvuspäeva võib pidada aastapäevaks, sest enamik poodi eest on kinni. Seega istub ta kodus,
issand. Tundub reporter. Yes. Kuule, ei saagi muud moodi filmida. Eriti karvängi väikse või. Lugupeetud austatud kohalolijad, daamid ja härrad. 80 aastat tagasi, 1923. aastal avati siinsamas reaalkooli aulas marmortahvel vabadussõjas langenud õpetaja Õunapuule ja 4 realistile. Need poisid ei sõdinud võõrvõimu sümbolitega märkide keeles ega kogunenud ennast vabaks laulma. Need poisid võtsid kätte täägiga vintpüssi ja läksid sõtta Eesti iseseisvuse eest. Nende võitlus oli moraalselt palju raskem ja palju halastamatum kui meie iseseisvusliikumine 10 aasta eest. Tookord veel oli ettekujutus muistsest 700 aasta tagusest Priiusepõlvest pigem ilus muinasjutt. Ja ometigi võtsid nad
täiesti vabal tahtel vastu relva ja läksid. Läksid ja võitsid, kuigi mitte kõik ei tulnud sõjast tagasi. Aga muinasjutt oma riigist sai tõeks, lakates sellega olemast muinasjutt. Ja tänu nendele poistele oli ka meie 80. aastate vabadusliikumisel moraalselt mõõtmatult kergem. See vabadussõja monument on siin ja meie tänane koosolek on võimalik vaid tänu sellele, et oleme taas saavutanud võimaluse oma riigi ajalugu mäletada. Kasutagem siis seda meile osaks saanud õnne. Meenutagem oma igavesti nooreks jäänud eakaaslasi ja rahvuskaaslasi ja nende nimesid marmortahvlil. Austatud koosviibijad, austatud noored, austatud vanad. Me ei oleks täna siin, kui ei oleks ideaale, kui ei oleks seda sama asja, mis tegi Eesti vabaks riigiks, kui ei oleks olnud neid noori mehi, kes uskusid. Ma arvan, et Eesti riik ei lähe ka edasi ilma nende noorte meesteta või noorte naisteta, kes usuvad. Hoolimata sellest, et öeldakse, et alati tuleb õppida endast vanematelt, ei kuulanud need noored mehed endast vanemaid ja uskusid. Läksid sõtta ja tänu sellele sai Eesti vabaks. Ma tahan öelda teile täna ka noore mehena, et uskuge, ärge kaotage oma ideaale, ärge vahetage neid kunagi peenraha vastu või hetkekasu vastu. Ja ma tahan öelda seda, et hoidke seda vaba riiki, mis meil on, nii sõnades kui tegudes. Head vabariigi aastapäeva!
tere!